Tere tulemast! Ma just lõpetasin lugemiste tegemise ja ma ei tea miks, aga ma need alguse videod teen alati lõpus, sest et siis ma olen kuidagi, ma ei tea, käima saanud ennast. Aga jutt on täna siis selline, et ma tegin kaardilugemised, valisin ilusti kivikesed, panin need kõik ilusti ritta ja siis ladusin esimese lugemise välja ja mõtlesin, et ei, ma ei taha nii teha. Ma ei taha nii teha. Mitte asi on selles, et kaartel, ühesõnaga kaartides ega midagi ei olnud viga. Ma lihtsalt tundsin, et ma ei taha sellisel viisil teha. Ja siis ma otsustasin, et ma võtan ühe kaardipaki. Ja siis lihtsalt järjest võtan kivid kätte ja vaatan, mis iganes läbi tuleb. Nii et see, mis sa nüüd vaatama hakkad, kui sa oled oma kivi valinud, ongi see, et ma lihtsalt istun siin samas kohas ja loen, mis iganes sõnumid sinu inglid või sinu kõrgem juhatus läbi minu sulle edastab. Vau on lihtsalt üks märksõna sulle. Ühesõnaga, ma nüüd panen uuesti nende kivide pildi sulle siia ette, et sa saaksid keskenduda, rahuneda, tulla siia ruumi, siia energiaruumi koos minuga ja valida. Igal kristallil on oma ingli number juures, nii et sa saad valida selle numbri, mida sa just hiljaaegu näinud oled väga tihti, või siis kivi, mis sind täna kõnetab. Usalda seda tunnet, mis sinus on, sest et sa tead, mis sõnumid just sinul on hetkel vaja kuulda. Näeme lugemise juures. Kui sa valisid angeliidi, siis vaatame, mis sinu ingli sõnum on. Mida inglid soovivad sulle praegusel hetkel edasi öelda? Sina, kes sa valisid angeliidi grupi. See on 31. 31 on sellega. Ja siin on uus hingamine. Ma tunnen, siin on uus hingamine. Alguses esimese asjana oli nagu südames veidikene valus. Kuid siis ma tundsin, et kui ma lihtsalt sügavalt sisse hingan ja välja hingan, siis ma hingan selle ploki ära. Nii et kui sa töötad angeliidiga või sa näed 31, siis see on sinu märguanne, et hingata. Hingata ja täielikult lahti ühendada ennast kõigest sellest, mis selle märgi nägemise hetkel sind häiris, mõjutas, emotsioon. Mingi, kas isegi kui vaidluse keskel näed, siis on stopp. Ja lihtsalt hingad. Sul on aeg edasi minna sellest olukorrast. See ei toeta sind, see on nagu mõttetu enda energia raiskamine. Sul on hoopis teistsugune siht, hoopis teistsugune info, millele sa peaksid üldse keskenduma praegu. Ja see 31 räägibki sulle, et kui sa selle hingetõmbe teed, sa kogud kokku selle emotsiooni kõik, mis on pulbitseb, kogud kokku, hingad välja, vabastad, puhastad oma kanali sellega, kujutadki ette, et sinu keskmest jookseb puhas kanal
ja sa hingad selle kanali vabaks. Hingad täiesti selle kanali vabaks niimoodi. Hingad kolmanda silma puhtaks, krooni hingad puhtaks. Kogu keskme hingad puhtaks. Ja siis selles pinnases, mis sa tühjaks hingasid. Sinna sa saad juhised. Kuidas edasi? Mida edasi? Sinna tulevad juhised. Sa langed hästi kiirelt emotsiooni. Hästi kiirelt langed kuskile argumenti või hästi lihtne on sind tõmmata sinu keskmest välja või sinu energiast välja. Kuigi sa oled tavaliselt väga tugevalt oma keskmes ja sa tead, mis sa tahad. Sa tead, kes sa oled väga hästi. Kuid mingid spetsiifilised teemad või mingi inimene 1, 2, 3. Kuna siin on mitmeid vaatajaid, siis on erinevad numbrid ka 1-3, 1, 2, 3. On sellised inimesed, kes suudavad sind oma keskmest välja tõmmata. Sa võid ka ette kujutada selles olukorras, kui sa seda kolmikühte näed, et sa jälgidki, kuidas sa istud, tõmbad ennast sirgu täiesti niimoodi. Sa võid püsti seista, sa võid istuda, siin ei ole vahet, see on tunnetuslik. Et sa tunned, kuidas su juured lähevad sügavale maapinda. Sa maandad sealt ennast puhta maailma energiaga. Ja siis samas tulistad oma väe, oma energia, oma sisemise selle keskme kanaliga õhku. Ja lood tühjuse. See on nagu, sa ühendad nagu lahti ennast. See 3-1 on kutse lahti ühendama, millest iganes, mis iganes hetkel sa seda näed. Kas see on mingi mõte, kas see on mingi teema? See kutsub sind tagasi oma kehasse, niimoodi, et sa jälgid oma keha. Sul on nagu nii natukene, nii vähe veel puudu, et see mingi samm teha või mingi lüke teha või see 3-1 tuleb sulle näitama, et sa oled nii lähedal. Ära praegu lase mingisugustel mõttetutel teemadel või asjadel ennast keskmest välja tõmmata, see ei ole väärt sinu energiat. Nii et tuleta meelde neid sõnu, kui sa 3-1 näed. Ja tuleta meelde, et ei. Sinna ma ei vali oma energiat anda. Ma olen siin ja praegu, ma olen keskmes, ma olen kohal. Minu vägi kuulub ainult minule. Ja Angeliit, siin peab ka väljendus olema. Angeliit kivina ise, et see tuli 3-1. Ja Angeliit ise minu jaoks on see, sa hingad, vabastad ja samas ka kehtestad oma piiri. Kui sa tunned, et siit tuleb piir ette, vaat, kuule, sorry, ma praegu rohkem ei jaksa sulle ruumi hoida või ma tunnen, et ma ei ole päris kohal. See ei ole teema, mida ma soovin praegu arutada. Saad aru, et sa teadvustad ise endale kõigepealt seda. Ja siis seda, kellega sul piirid paigas ei ole. Ja igasugune kahtlemine, kui sa kahtled kahe asja vahel, siis pane need paberile kirja ja pane enda ette. Sega natuke nii, et sa ei tea mõistusega, kus mingi valik on ja tunneta käega. Kust tuleb rohkem soojust? Kumbast valikust tuleb rohkem soojust? Enne me esite küsimus, et milline nendest valikutest on minu hingele parim? Või milline on minu kõrgemaks hüvanguks? Milline nendest valikutest on minu kõrgemaks hüvanguks? Siin on palju sellist kahe vahepeal olekut. Sa ei ole kuskil limbos või sa ei ole kuskil, kus sa välja ei saa või kuskil, kus sa jäädki või kus sa oledki kinni või see ei ole niimoodi. Sulle võib tunduda niimoodi, aga 3-1 tulebki sulle näitama, et sa tegelikult oled edasi liikumas.
aga veel väiksed pisikesed detailid on sul endal vaja paika seada, lahti lasta ja kogu aeg tulla tagasi keskmesse. Ja kas siin on veel mingid sõnumid kolmik-1-ga? Jää endale kindlaks. Sa oled siin ja praegu, sa oled hoitud, sa oled igal hetkel juhatatud, sinu vaimne tiim ei ole sind unarusse jätnud, ei ole sind maha jätnud. Sa saad neid alati kutsuda. Kuid jälgi, kuhu su energia läheb. Ja harjuta seda kanalis olekut. See on selline tunne, et sa oled täielikult kohal. Sa oled maandatud, sa ei hõlju kuskil pilvedes, sa oled täitsa siin. Sul on vaikus, sul on tühjus ja sa tunned, et sa oled siuke ideaalses seisundis, kus vastu võtta inspiratsiooni, kogemusi, võimalusi, mida iganes. See on selline lahti ühendatud olek, et sa ei ole nagu millegi külge klammerdunud. Ja sul ei ole mingid selliseid suruvaid või selliseid sundmõtteid peas, mis kogu aeg ketrab nagu mingi laul, mis kogu aeg nagu tiirleb ringi. Ja mõnele tuleb kolmik-1 ka näitama, et sul on vaja sellest üleliigsest infost, sellest ketramisest. See on vaja välja hingata, vabastada, kohale tulla rohkem. Ma arvan, et ma siin lõpetan. Super, selline on sinu sõnum, kui sa Angeliidi valisid. Kaarte ma ei puutunudki. Okei. Vaatan, kuidas teised lugemised lähevad. Loodan, et see resoneerus. Ja kui resoneerunud, siis lase minna, tunneta, võib-olla sa hakkad nägema kolmik-1-sid. Siis sa tead, mis see tähendab. Kõik head sulle. Kui sa valisid ametüsti, sellise ilusa lilla ametüsti, sügava lilla, siis siin on sinu energia lugemine. Ja mul on siin kaardipakk ka, aga nagu juba eelmisega läks niimoodi, siis ma seda üldse ei kasutanud. Nii et ma loodan, et sa ei ole pettunud, kui ma kaarti ei kasuta. Kuid ma usun, et sellel on põhjus, miks see sõnum niimoodi tahab läbi tulla. Ma võtan hetke, et keskenduda sinu valitud kristallile ja sinu energiale, et sulle parim võimalik sõnum edastada. Siin grupis on kolmik-3, 3-3-3, 3-33, 3-3 on siin grupis. Ja siin ma tunnen, et siuke materiaalne maailm ja nii-öelda turvatunne ja aluspind on laotud. Seal ei ole nagu mingit probleemi, mitte et peaks üldse probleemi olema, kuid siin see ametüst ja kolmik-3 tahab öelda, et sul toimub kolmanda silma ja krooni, kõrgem kroon. Ma ei tea, mis siit ülevalt veel tuleb. 1, 2, 3, 4, kõrgem kroon. Sa liigud nagu, ei tea, kas sa oled käinud äkki mingil kursusel parasjagu või oled käinud mingil kursusel või sa oled saanud just mingi siukse energialaengu, et sul on olnud tohutu aktiveerimine. See võib olla ka läbi mis iganes kogemuse, sul on olnud tohutu aktiveerimine. Ja ikka veel toimub sul nende ülemiste kanalite puhastus, avardamine. Ja kui sa kolmik-3 näed, siis see näitab, et see protsess veel käib.
ühesõnaga, sind on aktiveeritud vastu võtma infot veel kõrgemat, kui sa siin oled võtnud. Sest siin, kui ma sellele kivile ja sellele sõnumile, mis läbi tahab tulla, keskendusin, siis ma ei tundnud, et ma ei tundnud nagu üldse alumisi keskuseid või alumist keha niimoodi, mitte halvas mõttes, aga ma lihtsalt tajusin, et seal ei ole see, mis info tahab läbi tulla. Ja pigem ma tundsingi sellist nagu siit avardumist või siit laienemist. Nii et 3-3 näitab sulle, et sa mõtle, mis hetkel see tuleb. Palun räägi, mis hetkel see 3-3 tuleb. Kolm tuleb sellisel hetkel, kus sul on võimalus kõrgemalt informatsiooni kätte saada, veel kõrgemalt informatsiooni kätte saada. Sul võib tekkida ühendused uute olendite, elementide, uute energiatega. Kõrgemad inglid, kõrgemad olendid. Su nägemine võib, mitte ei või, vaid ka nägemine on sul avanemas, nii et kui sa mingid varje või kui mingit sihukest asja näed, siis see ei pruugi olla see, et ainult on mingi kummitus kuskil, vaid see on lihtsalt sinu see värvid võivad erksamad olla. Sa võid hakata aurasid nägema, kui sa keskendud, ütleme kui taevas on selge ja sa vaatad näiteks mingit puud, ja sa seda küllaltki pikalt vaatad, siis sa võid hakata nägema mingisuguseid väliseid piirjooni seal või puuaurat hakata nagu nägema. Ja siin on meeletut viisi, kuidas see nägemine võib toimuda. Siin võivad unenäod erksamad olla, aga lihtsalt 3-3 sinu jaoks tähendabki seda, ta näitab sinu kõrgemat ühendust, kõrgemat kanalit. Nendel hetkedel sa võid tänada seda kõrgemat ühendust. Sa võid paluda näha enda jaoks veel mingisuguseid märke, mis sinu jaoks midagi tähendavad. Aga kui sa tunned, et sa näed mingit märki absurdselt palju, nagu ebaloomulikult palju ja sulle tundub see juba veider, siis vali mingi uus märk. Näiteks kehtesta niimoodi, et ma soovin kiili näha järgmise 24 tunni jooksul. Või midagi sihukest nagu draakonit näha järgmise 24 tunni jooksul. See võib olla siis, mitte päris elus draakoni ilmselgeks, aga nagu draakoni kujund kuskil. Ise paned tähenduse sellele. See, kui mina draakonit näen nüüd 24 tunni jooksul kuskil, siis see tähendab minu sisemise tule veel võimsamat aktiveerimist. Näiteks. Et siin on lihtsalt ka 3-3 võib sulle näidata, et sul on vaja rohkem jälgida, mis info sul seal on. Kas seal võib ka mingeid manipulatsioone olla, kas seal võib ka mingisugust nagu mitte nii head armastuse valguse energiat olla. Mõnda teist see kutsub enda energiat vaatama ja korrastama. Või oma kodu, kui sa kodus näed. See lihtsalt sinu inglid püüavad sulle anda märku. See on nüüd mingisugusele grupile nendest, kes vaatavad. Kui sa näed kodus 3-3, siis on aeg vaja kodule puhastust teha. Kui sa seal päris üksi oled, kas sa tunned, et sa oled üksi ise? Või on sina või keegi sinu pereliikmetest mingit välist energiat kaasa toonud, mis ei ole sinu, su pere või maja kõrgemaks hüvanguks. Et siis see on seal märk. Osale teist oli, vaata siin sõidab nii palju vahele. Vau. Liblikad on kellegile märk siin. Linnud. Mingi konkreetne lind.
sulle püütakse näidata, et sul on vaja teadlikumaks saada. Nüüd, kui sa infot veel kõrgemalt võtad ja veel võimsamalt vastu võtad, siis sul on vaja teadlikumaks saada, mis sinu väljas toimub, mis sinu kodus toimub. Osad teist kasutavad tööna ka nägemist. Töötate inimestega või teete mingisuguseid siukseid kõrgemalt energiat võtvaid tehnikaid kasutate. Okei, püüan nüüd koondada nüüd siin, sest muidu see läheb nii paljuks, et siin nagu tunnen lihtsalt igalt poolt sõidab erinevaid sisse. Minul näiteks on praegusel ajal märgid on valged autod ja ma nüüd näen siit, ma olen Räpinas kuskil väiksel kõrvaltänaval ja ma näen juba mingi 3. valge auto sõidab mööda. Ma ei tea veel, mis need tähendavad, äkki ma pean ka siit mingi lugemise valima. Mida sa ametist veel sulle pidas öelda? Ära usu kõike, mida sulle näidatakse. Ära usu kõike, mida sulle näidatakse. On kolmik 3. Küsime veel mingeid konkreetseid lauseid. Mis see tähendab, kui näha kolmik 3? Sa oled ühendatud oma teejuhiga. Maja vajab puhastust, energiaväli vajab puhastust. Ja mingi kaardi tuleb võtta. No nii, võtame siit. Nii, mis see kaart sulle öelda siis siia kolmik 3 juurde. Kolmik 3 juurde. Ära peida ennast. Sul on üliilus, unikaalne süda. Ja me tahame näha, milleks sa veel võimeline oled. Sest see ei ole kõik. Teeme ühe veel nalja pärast. Isegi ei sega, ma lihtsalt võtan siit. Nii. See läheb kokku. Okei, ma näitan eelmine kaart. Ja nüüd see, mis tuli. Kui sa, see nüüd ei ole kolmik 3-ga enam seotud, see on lihtsalt selle kaardi sõnum ilmselt. Kui sa tunned, et sa oled justkui palju pikemat kasvu, kui sa tegelikult oled. Kui sa tunned, et sa oled hästi kohal, justkui siukses meditatiivses olekus ja sa tunned, et sa vaatad ennast kõrgemalt või sa oled kuidagi pikem või vaatad ennast kõrvalt, siis see on ka sinu tõeline mina ja sinu kõrgem mina kehastumas, eks ju, rohkem kehasse, tulemas rohkem kohale. Ja see hetk või see seisund annab sulle ka võimaluse vaadata oma praegust seisundit täpsemalt, sügavamalt, neutraalsemalt, kõrvalt vaadata ennast. Siin läheb kokku natukene, see kaart vähemalt läheb kokku sellega, mis Angeliidi grupis öeldi, et oma puhast kanalit hoida. Siis sinul nagu läheb kuskile kuidagi nagu samapidi, et või siis lihtsalt on see märk, et Angeliidi gruppi vaadata. See võib ka olla. Üks sõnum, mis selle kaardiga veel tuleb, on see, mis ma juba ütlesin, et sa oled võimeline rohkemaks, kui sa praegu arvad.
ehk siis see aktiveerimine, mis sul praegu toimub või mida sa tunned, kui sa kolmikkolme näed, siis see on ka märk sellest sulle. Ma tunnen, et praegu sai kõik. Ametüsti grupiga ja midagi veel. Ei, nüüd on kõik. Pidin üle kontrollima. Vot, ma loodan, et sa said siit omale just selle sõnumi, mis pidi sinuni jõudma. Ja kohtume järgmisel lugemisel. Nii, kui sina valisid seleniidi, siis seekord lugemine on niimoodi, et ma loen ainult seda infot, mis tuleb läbi kanalduse. Mul on üks kaardipaks siin. Ma segan seda natukene, sest eelmine lugemine ma siit 2 kaarti võtsin. Vaatame, kas seekord on ka kaarte vaja võtta või teeme puhtast kanalist selle. Nii, kõigepealt ma tahaks teada numbreid, sest et nii põnev. Seleniit, millist numbrimärki sina kannad endas? 3-4 on see. 3-4, 4-44, 3-4 on seleniit. Mis seleniit veel soovib meile öelda? Su väli on laienemas. Sa oled õigel teel. Minu meelest kõik inglisõnumid, kõik mis numbrid need on alati nagu märk sellest, et sa oled õigel teel. Kas pole nii? Kuid mina küsin nüüd, mida see 444 tähendab? Millist sõnumit ta endaga kannab? Kui sa seda näed kuskil. Sinu väli laieneb, sinu väli on laienemas. Võta see vastu. Aja ennast sirgu. Su väli laieneb, avaneb, suureneb. Me loome ruumi juurde. Lase lahti ja loome ruumi juurde. Nii et kui sa näed 3-4, siis see näitab sulle, et sinu väli on laienemas. Ma nägingi nagu lihtsalt seda nagu enda energia välja ja kuidas see niimoodi nagu pulseerib, niimoodi suureneb, laieneb. Ja see 3-4 ongi märgiks sulle, et see sinuga toimub hetkel. Kui sa tunned, et see on hirmutav või miks nii on või ma ei taha või see on kuidagi nagu veider või ütleme, et sa ei ole päris heas kohas hetkel iseendas või sa ei tunne ennast väga kohal, väga iseendana. Võib-olla toimub mingeid asju, mis on nagu hästi ebamugavad või mingid küünal seal viskab hullu natuke. Kui sa tunned, et sul nagu seest väriseb, võbeleb, kese ei ole päris paigas, võib-olla ka nagu ka see põhi või vundament on nagu natuke, midagi on nagu koost lagunemas või ütleme siuke nagu tormimoment on toimumas, siis tea, et see on lihtsalt selleks, et sind ette valmistada selleks uueks, mis tulemas on. Et see vana tulebki maha raputada ja need raputused, mis sul elus hetkel on, need ei ole mõeldud sind karistama, vaid sa saad küsida, kuidas need on minu kõrgemaks hüvanguks. Miks see hea on, et nii toimub praegu? Saan aru, siin on süda on haiget saanud, süda on valus. Ja üldse siuke nagu valu ja kurbust on siin. Siis see 444 tulebki tegelikult näitama sulle, et sa oled tegelikult väga hoitud. Sa tegelikult oled õiges kohas.
ja see tormipilv või see koht, kus sa tunned praegu, et see nagu ei ole üldse, siis see ka läheb mööda, see ei ole nagu lõplik või see ei jäägi niimoodi. Külmavärinad tulid natuke, et sinuga on tegelikult kõik hästi. Kui sa vajad tuge, siis leia tuge endale ära jää üksi praegu, kui sa tunned, et sa tegelikult vajaksid enda kõrvale kedagi. Lihtsalt tea, et see on nii-öelda nagu, see valmistab sind ette millekski uueks, mis on tulemas. Võib-olla sa oled teinud väga pikalt soove, et palun näidake, mis on minu kõrgemaks hüvanguks või tahan elada paremat elu enda jaoks. Iseenesest teinud nagu häid soove enda jaoks, aga mingil põhjusel nüüd on elu nagu jumala pea peal, eks ju. Siis tegelikkuses ma täiesti mõistan, mis koht see on ja see tekitab natuke nagu ahastust, et mis mõttes, et ma nagu olen endale südamest head soovid ja nüüd on hoopis mingi kräpp toimub, nagu see ei ole üldse, mis asi see on. Siis tegelikkuses see raputabki selleks, et see vana maha raputada ja et teha sinust ruumi sellele uuele, mis saab tulla. Sest et kui see vana jama kõik ees on, siis on raske näha seda uut sealt mullasest välja tulemas, kui sul on eelmise aasta lehti kõik peenal täis. Et nagu see kräpp ja kõik see jama, mis seal on, see peab enne meest ära saama. Ja see 3-4 tahabki sulle näidata seda. Ja kui sa sattusid seda vaatama, siis siin on sulle veel enam kinnitus, et see ei ole see nagu, sul on vaja natukene veel hoida koos ennast ja palun otsi tuge, palun otsi abi. Kui sa tunned, et sa üksi ei saa hakkama, sest sa ei peagi üksi hakkama saama, me keegi ei pea, see on illusioon. Nii, mis see 3-4 ja selle niit meile veel öelda tahavad? Kui sul on selle niidi torn kodus või selle niidi lamp või selle niidi küünal, siis siis võta see omal 2 käe vahele niimoodi, südame kohale või lihtsalt hoia seda ja anna selle niidile taotlus, et ta palun aitaks pehmelt, hellalt, õrnalt vabastada sinu väljast kõik see, mis ei ole sinu kõrgemaks hüvanguks, mis ei teeni enam sind, see ei ole sulle vajalik enam. Ja lihtsalt ole, lase olla, see nagu toetab sinu välja seda uuendust või update'i, mis on toimumas. Nii, kas meil oleks kaarte vaja võtta? No võtame ühe ja vaata, mis tuleb. Mis see 3-4 meil tähendab? Ja see, et sa seda videot vaatad, peaks seda vist alguses ka ütlema. See, et sa seda videot vaatad, sa juba valides seda kristalli, valides seda lugemist, valisid tegelikult astuda siia minu energeetilisse ruumi. Ja sa võid tunda, et ka see on juba sinu jaoks toetav, sest et minu ruum või see, kus ma seda filmin, kus ma teen, on seadistatud niimoodi, et see oleks nii minule kui ka igale vaatajale väga toetav, vabastav, puhastav, kohale toov, avardav ja turvaline ruum üleüldiselt. Nii et sa võid lasta sellel täiesti ennast kujutadagi ette siia ruumi, siia kohale. Lihtsalt hingata ja lõdvestuda natukene, lõdvestuda siia ruumi, lõdvestuda siia energiasse. Paluda tuge. Ilus. Vaatame, mis meil siit tuleb, kui nüüd neil üle. Muidu jah, mul
kui ma vastuvõtte teen, siis ühest väiksest asjast võib küll lugema jääda. Nii. Kosmose laps, Child of the Cosmos. Selline ilus kaart, ma loodan, et sa näed. See on ka nagu selline vabaks laskmine ja südamesse tulemine. Ja siin see 4-4 ongi, et tule südamesse kohale, tule siia ja praegu. Püüa näha seda suuremat pilti, miks see vajalik on ja miks see praegu toimub. Ja lasta nii-öelda sellel tormil ja sellel emotsionaalsel lainel ka iseenda sees sellel hetkel lahustuda rohkem, kui sa näed 3-4. Sa võid 3-4 näha ka siis, kui sul mingi alateadus ketrab mingit ülemõtlemist või mingit jama, siis sa võid ka 3-4 näha ja see tuletab sulle meelde, et tule siia ja praegu, tule siia ja praegu, tule kehasse tagasi, tule mõistusest südamesse. Tule mõistusest südamesse, 3-4. Vot, kui sa valisid selle niidi, siis need olid kõik sõnumid, mis mul sul olid või mis sinu inglitel sulle olid. Soovin sulle kõike paremat. Tšau. Nii, kui sa valisid mäekristalli ja tundsid, et sellel on sulle sõnum. Huvitav, kui ma eelmist lugemist tegin ja seda kivi vaatasin, siis ma kuulsin 3-7. Nüüd, kui ma selle kätte võtsin ja selle niimoodi sulle näitasin, siis ma tundsin 3-8. Kumb see siis on? Kumb see siis on? Äkki on mõlemad? Okei, küsime kõigepealt 3-7 kohta. Ma tunnen, et need on mõlemad olulised. Küsime siis, mis see 3-7 meile tähendab? Kui sa näed 3-7, mida see tähendab? Aeg on ärgata. Kas sa ärkad kell 7 või sa mõtled, et sa tahad kell 7 ärgata, aga nagu 7:07 või 7:37. Aeg on, ma lihtsalt kuulsin väga selgelt, aeg on ärgata. Okei. 3-7, mida tähendab 3-7? Sul on vaja võib-olla mingit hommikurutiini omale paremaks teha. Ma tunnen praegu lihtsalt, kuidas silmad on nii väsin järsku. Vau! Nagu oleks hommikul just ärkanud ja lihtsalt mõtlen, et pekki, ma küll ei taha ärgata täna. Tahaks edasi magada. Aga tegelikkuses on sul... Okei, 3-7 tuleb sulle ütlema, et sul on hommikurutiin vaja paremaks teha. Et täitsa huvitab, kui mitmel inimesele see reaalne sõnum on, kas see on ainult ühele või... Palun, kui see 3-7 hommikuäratus oli sulle, siis kommenteeri mulle palun, sest et see on ülinaljakas. Kuidas see tuli lihtsalt niimoodi läbi kohe. Okei. Mis see 3-7 meile veel räägib? Mine süvitsi, kui sa oled õppimas, kui sa õpid mingeid asju, siis ma näen, et siin keegi õpib väga pealispindsalt, et sa õpid nagu natukene ära ja siis lähed teise asja juurde, õpid natuke ära, lähed seda, aga sul on leia omale mingi teema, mis on sinu jaoks nagu nii, või siis sa ei ole veel leidnud seda teemat, mis on sinu jaoks nagu niimoodi, et ma sukelduks selle sisse mitmeks päevaks. Siis otsi veel. Sest kui sa tunned, et see sind nagu päriselt ei haara või pole päris nagu see, siis otsi veel edasi. Aga siin on mingi teema, mis 3-7 püüab sind juhatada sinnani. Ja see on mingi spirituaalne teema, mingisugune tehnika või mingisugune... Või siis on lihtsalt see, et sul on
sa ei ole väga huvitatud nagu raamatutest või niimoodi kuivast õppimisest, vaid sa tahaksid ka praktiseerida. Või sa tahaksid kohe saada nagu infot, et kuidas praktiseerida, kuidas teha, kuidas ise teha. Siis sa võid ausalt öeldes minu vastuvõtule tulla, sest et ma tean täpselt, mis see on. Sest mulle meeldib ka rohkem teha, kui raamatuid lugeda. See kõlab võib-olla valesti, aga ma mõtlen siin seda, et kui ma räägin nüüd jälle ühe inimesega võib-olla ainult, kui sind huvitab, kuidas energias ennast kaitsta või tajuda või avardada või näha rohkem, siis vahest aitab rohkem ka see, kui keegi aktiveerib sind versus see, et sa loed mingit paksu raamatuid, kuidas teha seda. Seda ma tahan öelda. Ja siis sa tuled minu vastuvõtule, sest et siis seal me teemegi seda. Ma ei tahtnud enda promomiseks seda videot teha, aga lihtsalt see on kuidagi nii täpselt sama nagu mis ma teen. Et see ongi väga põnev. Kas 3x7, mis meile 3x7 veel öelda tahab? Meil on siin kiiresti liikuvad inimesed. Sellised kiired asjalikud inimesed. Ja see 3x7 ei tulegi sulle näitama, et tõmba pidurit, vaid see tulebki näitama sulle, et leia see miski, mis sind nagu tõeliselt põlema paneb. Ehk siis 3x7 tuleb sulle näitama, et kuna sul on fookust rohkem vaja suunata kuskile. Või sul on vaja leida see miski, kuhu oma energiat paigutada niimoodi, mitte lihtsalt igale poole laiali. Ma teen nüüd seda, ma proovin toda ja jälle küünal läheb hulluks seal. Kõige küünal. Vaid et sa vaataksid rohkem sellise pilguga, et mis sind tõeliselt köidab, mis tõeliselt sinu selle sisemisi tule põlema paneb ja siis sinna sa ajaga ennast suunata või pühenduda sinna. Sul on see jõud ja sul on see kogu see küte olemas. Ja sa lihtsalt seal peitub sinu jaoks mingisugune sinu eripära või sinu vägi või sa avastad sealt midagi. Ja 3x7 tulebki sulle ütlema, et kuule, oot, sul on vaja natuke oma fookust panna mingi kindlama asja peale. Ja kindlama ma mõtlen siin mitte niimoodi, et see võib kuskilt alt ära kukkuda, vaid et nagu siia. Nii, kas 3x7 on veel? Mis tähendab, kui näha 3x7? Nii, kellelgi on sõnum siin selline, et 3x7 näitab, et kui sul hakkab kõhus keerama ja sa näed 3x7, siis sul on mingid emotsioone, millest sa ei ole vabaks lasknud. Täitsa nagu üles saab natuke. Või sul on mingit vanu emotsioone, mida sa ei ole vabastanud, vana viha, vana kurbus, see on siuke nagu juba mürgiseks muutunud, enda sees mürgiseks muutunud emotsioon, mida sa ei ole vabastanud. Ja 3x7 tuleb sulle näitama nendel hetkedel, kui sa seda emotsiooniga ühenduses oled. Nagu, kui sa oled selle emotsiooniga ühenduses parasjagu, siis 3x7 tuleb sulle näitama, et kuule, vaata seda nüüd, see seal on vaja vabaks lasta. Ja kuidas siis vabaks lasta? Sul on vaja eemaldada ennast toksilistest inimestest, kes sulle tekitavad sükest kõhu keeramist. Jah, lihtne. Lihtne sõnum, aga kas nii lihtne teha? Nii, kas me liigume 8 juurde? Mõni võis saada juba olenemata numbrist oma sõnumit siin kättes. Ma ütlen, et sellisel viisil tegemine, nagu need sõnumid lihtsalt lendavad nagu, aga mulle meeldib sellel viisil.
nii, käed läksid kaardi juurde. Okei, vaatame siis, aga küsime nüüd selle 38. Mida see 38 tähendab? Kui sa seda näed? Mis tähendab 38? Kui sa seda näed? Vabanemine, jah. Sest haigutamine tähendab ka, see on meelega haigutamine, ma ei ole väsinud. Või lihtsalt minu, te saate aru küll. Haigutamine, kõik sellised kehalised asjad, see tähendabki nagu vabanemist. Või midagi energias muutus või midagi toimus või keegi sai aktiveeritud siin. Okei, 38. Mis see 38 meile räägib? Okei. Üks ütleb kohe samane see viha vabastamine. Okei. Või jälle, nii kui ma sellest vihast räägin, nii ma tunnen, mul lihtsalt kohe hakkab üles tulema. Kõõksud tulevad ülesse. Need toksilised inimesed, kes sul tekitavad siukest kõhu pööritamist ja siuke tunned, et lihtsalt halb hakkab. Ühesõnaga, kui sul tekib selline reaktsioon kellegi peale, et sul hakkab sees keerama, mulisema, ma ei tea, kõht läheb lahti või ukserefleks tuleb, mingid kohad, mingid inimesed, siis see on toksiline, see on nagu märk sulle, et sealt on vaja eemalduda või see on vaja läbi lõigata või siin mõnel on ka lihtsalt see, et sul on vaja mõne inimesega teha need niidid puhtaks, ära katkestada, oma energia tagasi tõmmata seal. Jällegi miski, millega ma saan sind toetada, kuid see nagu, ja see tuleb nüüd 38 juures ka, nii et see on väga tugev sõnum, et need kaks, tead, ma ütleks isegi niimoodi, et kui sinul tekib see refleksi, ma ei taha seda rohkem näidata, kes ma kohe tunnen seda. Isegi kui sa näed, või kui sul tekib selline asi ka ilma numbriteta, siis lihtsalt seal on vaja mingid sidemed ära lõpetada, need ei ole sinu kõrgemaks hüvanguks enam. Või seal on vähemalt vaja puhastada need, hetkeks lahti lasta ära puhastada, enda energia tagasi kutsuda, oma väli saada tugevamaks, teadlikumaks. Sest et see viha või see energia, see nagu ei ole üldse tore. Ma panen selle kohe ära, sest et ma lihtsalt vaatan seda, ma hakkab puust keerama juba. Nii. Siis kellegile 38 tähendab siin kõrgemat ühendust oma potentsiaaliga. Ühendust enda potentsiaaliga. Et sa hakkad sinna lähedale jõudma. Või 38 näitab sulle, see on nüüd minu enda tõlgendus. See on ka väga paljude tõlgendus. Aga 38 on küllus. Ja siit ma tunnen, jälle valge auto läheb mööda. Kas see on ka? Okei. Ma ei, okei. 38 auto läks mööda just. Ma luban oma kõrgema mina nimel, et ma ei mõtle välja seda, et valge 38 auto läks mööda siit just praegu. Ja ma hakkasin just ütlema, et minu jaoks see tähendab küllust. Issand. Aitäh selle väga ilmselge sõnumi eest. Ja me võtamegi niimoodi, et 38 tähendab küllust. Sa oled täielikus ühenduses oma kõrgema potentsiaaliga, anna ainult minna. Sul on aeg astuda välja, astuda lavale, tulla nähtavaks, tuua oma toode, tuua oma teenus välja, sest sa oled küllusega ühendatud. Vau, ma läksin meil lihtsalt kõhu pööramisest siukse sõnumini nagu. Kui ma alustasin seda, siis ma just mõtlesin, et tead, mis siis, kui läheb mingi lugemise ajal just see number mööda, mida ma loen. Ja siis nüüd
ma ei tea, Räpinas on 2 autot ja need sõidavad ka maja eest mööda sellel hetkel, kui ma teen seda. Väga vau. Mul tuli enda emotsioon praegu üles, et ma ei tea, oota, proovime, kas siit, kas see 38 tähendab veel midagi. Ma natuke tagasi tulla, kas see 38? See mäekristall ja 38. Usalda seda, kus sind tõmbab. Usalda seda, kuhu sind tõmbab. Sinu sisemine tunne on alati õige. Alati õige. Usalda seda, kuhu sind tõmbab. Ja see ongi viimane sõnum sulle. Vau, see oli sõit. See oli sõit. Aga mul on nii hea meel, et me seda sõitu koos tegime. Ja et ma ikkagi otsustasin sellisel viisil seekord seda lugemist teha. Tuli mõni kaart ka. Täiesti müstika. Okei. Aitäh, et sa vaatasid, kuulasid ja ma loodan, et me kohtume kas päriselt Räpinas või Zoomi teel või kuskil 3. kohas või siis uues videos. Ühesõnaga, mul oli väga tore sinuga, väga tore sulle sõnumeid edastada. Ja ma nüüd lähen rahunen natuke. Ühesõnaga, kõige paremat sulle. Tšau!